no selge see, et need numbrid on nii kolossaalsed, mis mul seal läbi käisid ja mis ma teinud olen, et ja mis ma maha laristan, niisama olen nagu on ju, see on jah, et see mõttes ma olen ikka väga, isegi kui jagada see kõik see asja ära, ma ei hakka see summad nimetama, aga see on ikka tegelikult ikka väga head summad on see kuulõikas, väga head summad. Maailmas tegelikult ju seda nii-öelda narkoäri domineerivad ju suured Lõuna-Ameerika ja Aasia kartellid. Selge see, et seal need nii-öelda võimsad narkoparonid, selge see, et nendel on niisugused elud ju, et nagu filmis on kõik need, Johnny Deppi, kokaiini, kõik täpselt nii nad elavad kõik. Kas võib olla ka välistatud, et kui kunagi sina võid omada jalgpalliklubi? Kui sa teenid mingit kasumit, okei, paneks siis vangi või siis kaotad nii-öelda töö on ju, või teist sõnadel pannakse vangi on ju. Siis mis kasumi said, jaga see kasum endal siis selle nii-öelda karistuse aastat saad lõpuks, jaga see kuude summa peale välja, siis sa tead oma kuupalga, nagu kas sa siis tasust seda äri teha või tasund. Ikkagi hindasid seda riski ja tulu suhet selles mõttes, et kas see risk on seda väärt? Kas ta siis oli? Tere tulemast vaatama Kuuela podcasti 50. juubeli saadet. Kuuela podcastis räägime kõigest, mis on seotud võitmisega nii eraelus kui ka äris, investeerimisest, spordist, rahast ja kõige enim huvitab meid alati need põnevad lood, mida meie külalised räägivad. Ja tänane meie külaline on väga huvitava mitmetahulise taustaga härra, kes on teinud sporti, varasest põlvest, terve elu teinud sporti, ta on saanud süüdistusi, kümneid süüdistusi meedia väljaannetes, elanud ekstravagantset, eksklusiivset elu, mida suure tõenäosusega 99% inimesi mitte kunagi ei näe, ei koge, ei ela. Ja samuti ta jagab meile täna selles, kuidas ta sattus sinna maailma, mida ta tegi selle jaoks, et seal elus püsida, kuidas politsei asjadega toime tuli ja mis täna selles maailmas toimub ja miks ta soovitab mitte alustada kokaiini, äri ja üldse sinna maailma sisse vaadata. Ja nii et kui sa näed midagi huvitavat selles saates, siis kindlasti jätta meile sinna kommentaaridesse väike siis sõnum või nii-öelda mõte, mis sa kaasa võtsid sellest saatest. Aga nüüd lähme saate juurde ja meie külalise juurde. Tervitas! Tervist! Ja väike story ka sulle siia, et ma ei ole tegelikult sulle seda jaganud, suht hiljuti tutvusime, aga mul oli selline naljakas kuidagi huvitav mõttekäik ja ma surfasin selline mitu nädal, detsembrikuust surfasin lihtsalt YouTube'is, tavaliselt selleks aega ei ole, aga surfasin, et mis podcastis Eestis toimetavad maailmas, vaatan, kuidas erinevad asjad teevad, analüüsid, kuidas saaks ise paremini podcasti teha. Ja siis ma sattusin ühe podcasti peale ja vaatasin, et seal oli huvitav siuke musklisärra, tatakad, valge särk, piits on punnis, kõik on väga hästi. Ja ma jäin kuulama, kuulasin terve podcasti ära. Ja siis ma mõtlesin, väga huvitav, ma tahaks ka teda podcasti kutsuda. Aga ma mõtlesin, ma ei kirjuta, suva. Et las praegu jääb, et kunagi hiljem. 2 päeva hiljem ma astun Sparta oksast sisse, sealt eesruumis, või sellest nii-öelda väravast astun sisse ja sa oled täpselt mu nina ees ja mõtlen tere Tauno. Oli küll nii, jah. Et väga huvitav, kuidas see nagu nii-öelda olukord välja mängis. Aga mu esimene küsimus võib-olla on selles, et sa oled väga huvitavaid asju teinud, sa oled sporti teinud ja sul on huvitav taust nii-öelda ärilises või nii-öelda mitteärilises nii-öelda, kuidas ma ütlen, allmaailma kriminaalses mõttes või nii edasi. Sa täna tegeled enamus ajast trenni tegemise ja spordiga ja inimesi miski pärast väga-väga huvitab kõik see kogu see lugu ja kuidas sa sinna sattusid ja tegid. Aga ma küsin hoopis niimoodi. Kuidas sa nimetaksid enda tegemist või ametit või nii-öelda persoonatena, et kuidas sa nimetaksid, mida sa teed, kuidas sa midagi teed? Et kui mõni ütleb, et mina olen näiteks ettevõtja, teine ütleb, et mina olen näiteks tuletõrje ja nii edasi, et kuidas sina ennast täna nimetaksid? Päris hea küsimus. Ma ei tea, tegelikult mu elus
prioriteed on alati sporti ja tervislik elusviis on ju. Et selles kontekstis muidugi minu prioriteedid lähevad kardinaalselt vastuolla, nagu võtame selle narkoari, kus nagu see 90 aastat, kus siis see minu see nii-öelda hirmus tuntus tuli selle asjaga on ju. Et minu prioriteedid lähevad kardinaalselt vastuolla narkoariga seondatavad stereotüüpidega tegelikult. Ma tegelikult, ma olen alati jumaldanud sporti, jalgpalli, tervislikku eluviisi ja ma olen alati hoidunud suitsetamisest, alkoholi, narkootikumi tarvitamisest. Ma ei ole kunagi mitte ühtegi narkootikumi tarvitanud, ma ei ole kunagi mitte ühtegi suitsu tõmmanud. Ja alkoholi, ma ei tea, mingi maksimum 1-2 kokteili õhtu kuskil üritusel vahest arva teen, et jah, ma olen 13 aasta Raine ja ma ei ole seda ka kunagi, no eluaeg on sport on kõige tähtsam mul. Et aga kuidas nimetada ennast, ja ma ei oska seda otsest nime panna, ma arvan. Okay. Väga põnev. Seda las siis teised ütlevad. Okay. See on vaba sõnavabadus ja tõmbasid jalus küsimusega. Aga ei, selles mõttes see on väga fine, et ma tean ise, et mul on endal ka olnud elusperioodi ja mul just hiljuti küsiti ka, et kuidas sa nimetaksid, miks ma küsin selle, siis mult endal küsiti õhtusöögi lauas, eelmine nädal küsiti, et kuidas sa nimetaksid enda nii-öelda töökohta või ametikohta. Kuidas ma ütlen ettevõtja või siis ma ütlen, et ma olen mingisugune advisor või kuidas ma nimetan, siis ma mõtlesin, ma küsin samamoodi, et loomulikult tegelikult ma teen ka ju etust on ju ka, et ajan ka seal teatud ärisid on ju erinevad asju, erinevad huvidega koos, nagu mis nagu samamoodi toovad sisse ja mis on mind alati kõitnud nagu siis mulle see loomingul tegevus nagu mängin muusikat DJ-na, ma olen muusikat teinud, produtseerin seda, siis ma teen muidugi loomulikult teen ka nüüd ka fitnessi personaaltreenerina treening kavasid teen ja toitumiskavasid, kui keegi tahab ka, siis võtke ühendust, tahad alla võtta juurde võtta. Et äkki võiksin treeneriks nimetada siis? Ja kuna ma istusin seal vanglas pikalt, siis seal ma sain huvitava asja, parimas juba nagu firmasse seal nagu, et nüüd ma tegelen aiadisainiga, tänu see kunstiandele, mul tuleb see ma õppisin kunstiklassis, erillassis kooli ja tänu selle mul tuleb see kõik see kujundamine asjad juba hästi välja. Ja mõnus, mulle meeldib siukene. Väga lahe. Ma tahtsingi tegelikult järgmise asjana minna, et sinna algusesse ka, et 90 aastat. Just, et enne kui sa läksid nii-öelda sellesse narkarisse, et siis kuidas mis sa tegid, ma tean, et sa õppisid muusikoolis, või mitte muusikoolis, vaid kunstikoolis aga mida sa seal täpsemalt õppisid ja mida sa tegid ja miks sa sind siis nii väga ei tõmmanud või kus sa nagu kunst õppisin 11 aastat ja mulle väga meeldib, ma joostan siiamaani hästi palju kõigile oma lapsele ja sõprade lastele igal pool teen alati mingid, alati mul meeldib ise mingid kaarte teha näiteks on ju, just lõbused asju on ju, see on siuke mõnus, siukene rahustav tegevus, siuke hea enese väljendus ka nagu graafilist disaini ma teen ka muidugi olen teinud, et seal ma õppisin ka selgeks kunagi ka peale kooli nagu ka siin, hiljem ka nagu see nagu kuidagi on tahaplaani nüüd jäänud. Kuidas sa siis leidsid või kas see oli juhustel kokku sattumas, et või sa lihtsalt läbi mingid tutvused tulid, sa oled varasemalt maininud podcastis, et raha oli vaja on ju, selles mõttes, et 90-ndad keeruline aeg ka Eestis on ju, et aga kuidas sa nagu avastasid selle maailma või mis seal nagu põnev tundus või kas oli adrenaliin või lihtsalt, et palju raha ja tundub, et vaba ja kõik on hea ja või lihtsalt aeg oli siuke 90 aastal muidugi see Eesti kogu süsteem oli ju nii lapse kingad ja nii suvaline, et siin toimus, tehti mis taheti ja kelle isu ja tahtmus oli, see tegelikult võttis igast asjast raha endale. Ma enne olen ütlenud, tegelikult mina mõtlesin, ma võtan ka see raha endale. Miks ma pean mingite võõramaalasta siin, see narkoari on ju. Vaatasin juba hästi ja tunnen ka igast asju, inimesi ja kõik asju, et issand, kui lihtsalt on raha tulemas. Ma mõtlen, see raha peab endale, miks ma annan mingid teistele, mingid tšurkadele või ma ei tea kellele siin seal, miks nemad peavad seda endale saama. Ja nii ta läks. Filmid ka muidugi ägedad olnud, mida igast huvitavad ägedaid näinud sel ajal noor ka ja tead, igast ägedad narkoparguneid ja issand, kihtis nad elavad ja mõnusalt. Loomulikult see ajab endal ka ju kohe siukse mõttereimat, tahaks ka samamoodi elada ja nii ta läks.
mul tuli see pilt oli ette sellest Godfatheri filmist praegu, kus see siis nii-öelda make you offer, you cannot refuse ja nii edasi, et noh, kõik, mis seal siis oli, on ja hiljem vist oli see näitleja nimi on keele peal, aga kui sa vaatad seda, noh, nii-öelda 80ndate New York näiteks, John Gotti ja nii edasi, ja mul üks sõber ütles, et ta on usakas, siis tema isa oli pimp nii-öelda 80ndatel siis New Yorgis, ema oli siis nagu prostituut nii-öelda ja sattus John Gottiga pahandusse ja siis vanemad saatsid laps ära 2-aastaselt saatsid siis neile kasuperre ja siis nädal hiljem ema oli tõmmati ots peale ja pärast isa oli siis suri seal oma haigustest ära pimbina selles mõttes. Aga väga huvitav, et John Gottiga läks just tülli ja arvestades, mis taust nagu seal nagu nendes New Yorgi parunitel ja kõikidel maffiabossidel oli, et see maailm, mis nagu täna versus kuidas see on täiesti teine on ju. Et ma olen isegi vaadanud seda Michael Francese mingisugust podcasti olen nii-öelda vaadanud, mis ta on teinud, et kus ütles, et nad tegid 6 miljonit nädalas lihtsalt sellega, et nad ühest gaasitanklast või nii-öelda kütusetanklast ütlesid, et sinna ei müü on ja mitte meil on selle sinnaga ja nii edasi, et kuidas tehinguid tehti. Ja ühesõnaga, long story short, selle või pikk jutt lühidalt, tüübi siis vanemad põhimõtteliselt andsid ära, kasuvanemad lasti ka hiljem 10 aastat hiljem, aga täna ta on maailma tasemel spiiker, kutsutakse igal pool esinema ja nii edasi ja muutis täielikult elu. Tegelikult elu oleks võinud täiesti vastupidi minna. Täiesti samas nii-öelda rajas on ju. Aga kui sa võrdled nüüd näiteks, miks ma selle nagu story tein, et kui sa võrdled nüüd seda nii-öelda elustiili, mida sa filmides nägid, nii-öelda need lossid, need kõik ilusad elustiilid, need peod, kõik kuidas on meile näidatud läbi filmide seda, et kui palju see nagu reaalsusele ja tegelikkusele vastab, et kas päriselt on ka nii või see on lihtsalt siuke ilus pilt, mis on maalitud? Narkoäri võtame üldiselt, see on ju ülemaailmselt ju triljonid eurosid väärt turg ja seal riigud meeletud summad on ju ja eks see keelatud vili ikka kõige maitsema paljudele ja meie see, võtame siis kui meil on Euroopa Liit Eesti nagu selles kontekstis ka seal muu maailmaga, siis ka see Euroopa Liit on ka muidugi oluline turg selles on kus muidugi looduslikult sünteetilised narkoained nagu on nõutud kaup. Ja ta muidugi Euroopa Liit on ju transiitpiirkond ja selle mõttes on muidugi see siit kõik palju asja käib läbi igale poole ka ju. Aga kui ikka ajada, siis ikka oleneb ajastust ka muidugi tänapäeval selles ega see siia ka, et ega saatuse ma tulin ka ma sellest, et tegelikult ärge tehke seda, ma tahan kõigil inimestel öelda, ärge tehke see ei ole see aeg, mis oli 90 aastal, kus tead pole mitte midagi politseil, nad ei saanud sind jälgidagi enam millegi põhimõtteliselt mingi sõideti järgi, sa sõidad eest ära nendele kogu muusikana. Pealt kuulemised, need vahetad iga üle päeva telefone, on lihtne on ju. Tänapäeval on ju droonid hästi 800 meetrit, 200-300 meetrit kõrgusel, sa ei näe, ei kuule midagi, et sind jälgib. Aga jah, Eesti narkoturg muidugi väiksem, kui võtta seda, meil on muidugi niisugused populaarsed asjad, muidugi kokaiin, amfetamiin ja kanep. Aga üldises mõttes ikkagi see osaliselt on see turg meil ka seotud ikkagi nagu nii-öelda rahvusvaheliste võrgustikega. Sest ega see siia niisama ei saabu ju kuskilt nagu. Kuskilt keegi peab ikka kedagi tundma ja liigutama siis kaupa nii-öelda on ju. Okei, aga see elustiili mõttes, et kas need nagu keda sa võib-olla näinud oled, et siis kas on nagu sarnane elustiil, et nad ongi sellised, elavadki seal lossides ja mansionides sõidavad oma helikopteritega ringi, et kui sa räägid triljonitest dollaritest, et siis tunduks nagu... Ei seegi see, et need, kes seda asja maailmas tegelikult ju seda nii-öelda narkoäri domineerivad ju suured Lõuna-Ameerika ja Aasia kartellid. Seegi see, et seal need nii-öelda võimsad narkoparonid, seegi see, et nendel on niisugused elud ju, et nagu filmis on kõik nüüd, Johnny Deppi, kokaiin ja kõik, nii nad elavad kõik. Seegi see, et kui seal rahad on niisugused kolossaalsed numbrid, ega siis nad ei pea ostma endale mingit lihtsat maja ja mingid asja. Kõik on seal nagu ikka filmis kõik näha, turvameid kõik asjad. Muidugi seal on muidugi koht ka, kui keegi tahab sind maha koksata, ega see on ju selge, et paranoia on vist päris suur.
või pigem nad tunnevad üsna turvaliselt ennast, kuna ei no eks seal on kõigi, kes ikka niisama tahab teise ilma minna nagu, et aga no eks muidugi seal sellest turvameed ongi võetud, et sul keegi mitte midagi, et sind kontrollitakse ja turvatakse, et sinuga midagi juhtus, noh. Kõigile maksas, kõik, need saavad ka muidugi jubedad head summad kõik ja noh. Kui sa vaatad seda podcasti ja mõtled, et võiks ka saada infot või ligi projektidele ja tehingutele, mis avaliku turu peal ei liigu, vaid ainult soovituse kaudu, siis kuna täna minu laua pealt käib läbi erinevaid projekte alates startupides kuni pre-podeni ja ka isegi infrastruktuuri projektideni, siis ma jätan allpool olevasse kirjelduskasti või sinna description box'i jätan lingi, kus sul on võimalik jätta oma kontaktandmed ja märkida ära, mis sind huvitab või mille vastu sul huvi võiks olla. Ehk on võimalik, et ma saan sulle midagi lauale potsatada või midagi tuua. Aga jätkame podcasti episoodiga. Kas oled kohanud, kui sa juba selle nii-öelda maailma mastaabi sisse tõid, et versus Eesti on ju, et kuidas sa näed, et üldse, et miks see Euroopa siis nagu või noh, ma saan aru, et see on nagu kaupa iseenesest tahetakse tarvitada, et see on mõnuaine. Miks seda siis ei suudeta nagu peatada või seal on see korruptsioon, mis seal on, et ikkagi makstakse kinni seda või ei olegi huvi, et seda asja nagu nii-öelda mitte teha? Ma ei ole õige inimesele küsimusele päris otseselt vastan, aga eks kuna rahanumbrid on nii suured, siis ja seegi see, et ta legaalne asi ei ole kunagi olnud ja osa, et see, mis Euroopas ka paljudes kohtus juba on see marihuana ja kõik on legaalseks tehtud, need kergemad narkootikumid on ju. Aga see ei too ikkagi seda summat sisse, need kangemad narkootikumid osad, ikka need sünteetilised, see asi, mina nimetan seda surmariks, seda ei tohi puhtuda. See ikkagi toob surma ja see ei ole seda ja aga seda kinnipalega ma arvan, et see on ükstapuha isegi, kui lihtsalt summad on nii suured, mis inimesi ajab lihtsalt seda lihtsalt nii väga tahtma tagaajama seda raha. See on lihtsalt nii lihtne raha vaata saada ja kui sa oled selle paja juures ka ise reguleerid seda asja, siis on väga lihtne seda saada ja ka valitsus ka, ta võid panna kindlasti mingit seadust teha, aga selge see, et ega seda neid sünteeltisi uimast neid nii kunagi ära legaliseerita. Kui see toob surma, mina ütlen ka see surmaäriks. See fentanüül või mis need muumaalased siin sisse, endale kühvivad seda kogu aeg siin Eestis ka. Tegelikult on see surm, kus saad surma müüa näiteks, keegi saab. Jaa, hea küsimus, kuidas saab surma müüa? See on hea küsimus, millel on raske vastata. Okei, väga huvitav. Kuidas üldse näed, et kui me toome nüüd siin paralleeli näiteks, siis nii-öelda traditsioonilise või nii-öelda standardse äriga, ma ei tea, võib-olla ehitusäri ei tooks siia, aga ütleme, et mingi startup, mis on kasvanud näiteks suureks ja täna on siis suur korporatsioon, kus on 1000 töötajaid ja nii edasi, et sul on infrastruktuur, kuidas asjad peavad toimima, ja mingisugused inimesed, mis vastutavad millegi eest, siis sul on management ja nii edasi. Kas neil on paremad ärimudelid või? Siis, kui traditsioonilistes ärides, et miks neil see asi nagu sujuvalt, kindlasti on probleemid, aga et kas see ärimudel, kuidas sa üldse, kas sa saaksid võrrelda neid ärimudelid üldse? See on täiesti teine maailm. Narkoäri ja need, see on täiesti kaks eri maailma. Üks on legaalne, teine on mitte legaalne, sellepärast seda võimatu. Aga ärimudel nii-öelda, et kuidas see äri nagu toimib, et sul on eks see ärides on igal pool ühesugune eesmärk teenida kasumit, võimalikult palju. Lihtsalt siis on küsimus, et kuidas seda teenitakse. Eks need Lõuna-Ameerikas võtame, seal on see elatustase ka palju halvem kui Euroopas. Selge seal, et esimene võib tark olla, aga ikkagi seal ei ole neid võimalusi niimoodi seda kõik ärisi saada, nagu meil siin kaasaegsemas maailmas. Kolumbia, miks nad hotellidel on trellid ees nagu vanglas. Ma ei ole kunagi käinud, ma ei tea, aga kui on, siis on siis on ikkagi peab olema, et seal ikka päris kõik korras ei ole. Jah.
aga kui sa nüüd sinna maailma, ma tulen tagasi siis natukene, kui sa sinna maailma nagu sisse läksid, et kas oli kordagi tunnet ka, et kurat, see on ikka raske ja ma ikka ei taha või see tundus, et noh, päris lihtsalt läheb nagu? No eks tolle, muidugi, et ise ka on 9 aastas, kui see ajasin seda hirmsasti, see oli jah, see oli ikka äge, noor ka ja kuljaspe ka, noh, energiat palju ja noh, seal peab oma nahaalsus ka olema tegelikult sees, et sa seda asja ajada saad. Sest ega selge see, et ega see ilma igasugused konfliktita mul ka jälle kunagi ei möödunud. No. Ikka kellegile sa meeldid, kellegile ei meeldi, see on igat palju. Praegu kindlasti paljudele ma ei meeldi ja paljudele, õnneks on mul väga palju sõpru väga häid, lapsepõlvesõbrad. Ja aga noh, see selle eluga kaas käib, et mida tuntum sa oled, mingist pidi siis seda rohkem sa vaenlase sõpru ka. Jaa, see on vist igal pool nii. Aga sa juba mainisid tegelikult lapsepõlve, mulle järgmine küsimus oli tegelikult lapsepõlve kohta natukene, et kuidas sa kirjeldaksid ennast, kui sa lapsepõlves olid, noh, kooli ajal või isegi varasemalt, et kas olid siuke aktiivne, kas sul oli lihtsalt nii-öelda olid omaette või selline nii-öelda rohkem või olid väga suhtleja tüüp ja hästi populaarne või ja mis sa tegid üldse lapsena või noh, kuidas see nagu story sinna jõudis? Ma teetan kogu aeg alus kooliajast eestklassi peale teetud sporti ja ma olen alati, see on mulle loomu poolt, jumala poolt hästi kaasa antud, seda ma suudan hästi teha. Et ma alati võistlustel ikka alati olin põhimõtteliselt ikka esikolmikus. Selles mõttes jah, et õnneks see spordipisik on mul hea ja ega see jalgpalli mängisin lapsest saati teed kohe. Ja see mul meeldis ja see jah. Ja see on ju väga hea, see on ikkagi, see on minust süvend seda distsipliini ja kindlat siikindlust, mis on oluliselt hästi elus. Ilma milleta mina kutsus ette, et elu üldse elada saab. Aga sul oli mingisugune unistus või soov või eesmärk ka, et tahaks jalgpalluriks saada või sa pigem lihtsalt mängisid või? Ma ikkagi mängisin, ma nagu see, eesmärgi muidugi peavad olema elus, mille pole sihtid, aga eks elu tegi teatud asjadel ikkagi 90 aastat tagantjärgi muidugi mingid otsused praegu kahetsema muidugi, mida ma oleks võinud nagu teistmoodi teha, teatud inimestele kindlasti ma olen teinud ebameeldivusi lihtsalt selle oma rumalasest ja oma mõtlematusest käitumisest nagu noh, aga noh. Jalkamängus ei ole kellegi Zidani teinud järgi, et peaga. Peaga ei ole, ikka täier, ikka saanud ju punast kaarte ka ja kui keegi sind ikka närju lõpuks ju katus ikkagi enda ka sõidab ära seal ja siis ikka mingi, et kui ta sulle paneb ka piki jalgu, siis lõpuks ikka oota hetke ka, millal talle saaks siis ka sisse täiega sõita, nagu siis hüpata neid jaladest tallad ees, aga siis on korras ka. See on põnane kaart automaatne. Ma ei tea, kas keegi on sul kunagi küsinud, et või oli sul mingi eelistusi ka, et mis positsiooni sa jalgpallis mängisid, et olid see ründaja tavaliselt või pigem igal pool? Tegelikult ma olen kogu aeg poolkaitses ja enamus aega olen poolkaitses mänginud ja ründes ka. Hilisemalt treeniti olenes vastasest muidugi siis, et kuhu oli vaja panna nagu aga kõige rohkem ma olen poolkaitses mänginud. Nii et selline Sergio Ramos kinda? Ramos oli ikka kaitsemees, ma pidin ikka mängima poolkaitses täpselt nagu kuidagi tagantjärgi hea mõelda, oma iidol David Beckham, ma ei täpselt samamoodi mängis ääre ja poolkaitses palju. Keskel ka olen mänginud, aga enam seal. Mina pidin kogu neid söötama, nurga lööke, kõik tsenderduse alla kogu aeg. Jah, et muidugi noorena käis see juba närvidel, miks mina pidin kogu neid, ma tahan ka peaga palli väravad, miks ma söötama, aga siis saad aru, et söödu on meil palju tähtsam, tänapäeval on see, hiljem saad aru, aga ikka tahad lapsena noor palju väravaid lüüa ja siis käis, miks pean mina kõik asju andma, ma tahan ise ka lüüa nagu aga jah. ma tean seda tunnet, mul onu mängis sarnast positsiooni Karel Pauleit siis, tead ka on ju, et ta oli ka ääremängija, ta oli vasak äär enamasti, mis siis, et vasak äär, tänapäeval pannakse isegi paremas äärt enamus ajast vasakukäelised vasakujalgsed. Tänapäeval ikka jah, mina mängisin kuskus, ma olen tegelikult paremakäeline, aga mängisin ka lapsena palju, mängisin vasakul äärepoolkaitses, sest mul oli see mõlema alaga löömine, mul oli see tehnika nii hea jalgpallis, pallitunnetus, et mul vahet on kumma alaga ma löön nagu. Siis mul treener kasutas mind poolkaitses kõigis positsioonis olema mänginud. Mis on kõige võib-olla huvitav, ma ei tea, kas sul on meeles, aga võib-olla kõige huvitavam jalkamäng üldse, mis sa oled elus mänginud?
noh, kas lapsepõlves või nii-öelda ütles, et noh, sa vaatasid nagu täiesti kui noh, mida ma ise näinud olen. Ja või ise mänginud. Mitte näinud pealt, et noh, see võime telekas ka vaadata, aga lihtsalt, et enda jaoks mõtlesid, et noh, jumal hoidku, jumal äge, nagu, et mis siin toimub nagu ja kuidas see mängu mängitakse, kui ilus see on või ma ei tea, kui palju niukseid, kus enda mäng nagu hästi meelde jäänud on muidugi teatud mängul noorena, just need noorena, mingid näiteks Saksamaal käisime, kus ka huvitav trahvilöök lõid sisse, mida treener sulle terve mingi 4-5 kuud õpetab ainult sulle löömist, on ju. Niisugused, kus sa tunned nagu ise nagu emotsioone kõige eredamalt on meelde jäänud, nagu niisugused teatud mõned niisugused mäng, ei no hilisemalt on ka muidugi ägedaid mänge igasuguseid. Aga noh, kui palju... Vaatus käib muidugi mulle meeldib Brasiilia koondis kõige rohkem nagu eluaega meelde jäänud. Seda ma olen käinud MM-il ka 98 Prantsusmaa käinud vaatamas ka kunagi, jah. Brasiilia oli... Siis ta kaotas seal Zidanile just seal finaalis 3-0. Uudne. Ja, et ma küsisin enne Zidani kohta. Okei, väga lahe. Ja ma tean, et sa oled vist annad jalkatrenne ka, on ju, täna? Või andsid kumb nüüd? No seda ma olen vähe teinud tegelikult. Okay. Seda ma ei ole, no niimoodi jah, seda ma teinud ei ole, et ma nüüd hakkangi andma neid, et aga noh, vanglas andsin ka neid jalgpallitrenni ja iga nädal kinnipeetatele. Nüüd viimase, jah, kui vangis on siis, jah. Ma nüüd ei oska öelda, et kuidas kas see, ma eeldan, et vanglaelu tore ei ole, aga sa pead kuidagi seda aega nagu sisustama. Filmidest näinud, et küll tehakse tööd seal, kes loeb palju raamatuid, kes, ma ei tea, teeb palju sporti, filmidest ikka näinud, mõned ainult istuvad kangi otsas ja teevad trenni, aga kuidas siis nagu see elurežiim või nii-öelda öelda, et sul on kella pealt kõik asjad paigas, millal sa mida teed või sul on enam-vähem siuke, et sa saad ikka valida ka, et millal sa mida teed? Vanglas on ikka režiim, miskil on äratus, miskil on söögid, miskil on vaba, nii-öelda uksed lahtist saad seal, ega väljas sa käia ei saa niimoodi, päevast tund ära saad ainult väljas käia, väärs kõuges olla. Okay. Avavanglas muidugi pool karistus, ma seal muidugi käisin magamas ainult vanglas, käis iga kuu kodus puhkusega 2-3 päeva väljas tööl autoga, sõitsid, läksid vanglasse, oma riided täis magamas ainult seal. See on nagu teistmoodi, see ongi niisugune tavaeluga nagu et kinnipeeta harjuks ära. Aga jah, muidu seal vanglas jah, kinnisvanglates on jah, sa pead ikka käituma korralikult, et üldse korralikult ei olla, kui saad mingit trenne anda või igaüks ei saagi muidu seda teha, aga jah, seal kui sa tahad nagu mingi huviringis või mingi huvitegevus käia, siis jah, sul peab korralikumis olla. Siis see nagu privileeg, et sul antakse võimalus tegeleda mingisuguseks, kas on erinevad trennid, kui jalgpallitrenid, mina siis korvpallitrenn, kogu hea trenn, muusikaringis käisin, olime ka, seal sai nagu ka muusikat teha. Iga elu on seal, tänapäeva vangla. Jah. Ma olen kuulnud, et söövad paremini kui mõned inimesed Eestis. Ei see toit, ega seal on kindel norm, mis antakse. Jah, tänapäeval muidugi see, mis kunagi see muidugi loomulikult on see toit maitsaks läinud kaasaegsemus, aga see kogus on nii väike, ega seal... Kuidas on võimalik üldse lihast siis juurde võtta? Et lihast kasvatada, sa pead ju tegelikult rohkem sööma, proteiini saama, aga kui sul on kogust piiratud, siis... Ega seal kinnisvanglas ei olegi võimalik. Seal on poe limiidid, sa saad osta mingi teatud 2 kilo liha tooteid 2 nädala peale, kui sa saad selle limiti süüa, sa põhimõtteliselt tõmbaksid 2 päevaga endale kõik naha vahele. Kui sa oma tahad musti kasvatada, tahad lihast kasvatada, oma kehakalu korrutama 2,5 umbes, et lihast võimas kasvaks, kuut ette, siis ma arvan, see toidu moon saab paari päevaga otsa, või seal 2-3 päevaga. Praktiliselt võimatu. Seal saab ainult reliefi hoida, jah. Okei. Päris huvitav. Enne kui, oled juba sukeldusime siia nii-öelda vanglaelusse või vanglaelustiili, kuidas see nagu toimub, aga see oli päris pikalt. 12-13 aastat, see on päris 10 poole on. Dekaad on ju. Pikka ajajärki elust. Mis sa võtaksid tagasi vaadates kõige suurema nii-öelda avastusena või sellise key takeaway inglise keeles, võib-olla ongi avastus, et mida sa enda juures avastasid või üldse avastasid, olles see aeg seal nii-öelda kinni. Mis sul endal nagu võib-olla ära klikkis kõige rohkem? See mulle klikkib midagi, ma võtan seda olukorda, kui ma ei stresse nagu kunagi seda üle. On siis on, mis ma teha saan, läks nii.
mis siis teha? Ma ei kahetse seda mitte midagi nagu noh. Ma olen seda enne palju öelnud igal pool, et ma ei kahetse ühte asja, mida ma teinud olen. Sest kui ma kahetseks, siis see ajaks hulluks mind. Miks midagi juhtus, mille pärast ja siis lõpus oli, võtan see õpped, nüüd liigun edasi. Ega seal vanglas ei saagi midagi õppida. No jah, sa saad, loomulikult seal on võimalik mingit nagu nii-öelda eriala õppida, see on mingi ajakivi, mingi 80 aastate, mingi nõukaegsed mingid asjad, ma õpin seal mingid kurdi puidu mingi tööliseks või mingid keevitajaks või ma ei tea, mingid ja kõik niisugused asjad, mis see tänapäeval niisuguse asjaga teed, no kuulge, tuleks ikka väga kaasaegseid asju õpetada seal inimestele, aga arvutid või olla seal, siis hakkad sa kohe ju kõik kohe, seal ei ole võimalik, sa hakkad kõik suhtlema, kohe juhtkond kardab kohe kõik hakkad äri ajama igast ju keelata asju. No kindlasti paljud enam, kindlasti oleks ka mingi konti, kes seda teeks, aga jah. Aga kui sa võtad nüüd selle, et enne kui sa nii-öelda istungil olid ja üldse nii-öelda see otsus tehti ja nii edasi, et ma olen kuulnud erinevalt või saanud aru erinevalt. Mõned ütlevad, et on aja küsimus, millal see juhtub. Teised ütlevad, et ma teen kõik võimalikult, ma ei jääks vahele. Kas sa üldse nägid nagu seda varianti, et jah, et okei, see on väga reaalne on ja ma tean, millega ma mängin, siin on riskid. Ja sa arvasid, et on tõenäosus, et sa jääd nagu nii-öelda pannakse kinni ja jääd vahele nii-öelda või mitte. Et kuidas sul see nagu mõtteprotsess seal on? Selge see, et 90 aastal loomulikult ma teadsin seda, mis ma teen, on ju. Ma teadsin ka, et see lõpeb varem ilmselt lõpeb unisele kinnipanekuga. Eks ta lihtsalt iga asjal oma hind lihtsalt, kas see kasvub nagu kas see siis nagu tasub ära või tasu. Ma olen kogu aeg seda meelt olnud, et kui midagi teha, kas siis käime tööl või teeme siis nii-öelda seda mitte legaalset tööd, on ju. Nimetame seda tööl käimiseks. Kui sa teenid mingit kasumit, on ju, okei, pannakse siis vangi või siis kaotad nii-öelda töö, on ju, või teist sõnadega pannakse vangi, on ju. Siis mis kasumi said, jaga see kasum endal siis selle nii-öelda mis sa karistuse aastat saad lõpuks, jaga see kuude summa peale välja, siis sa tead oma kuupalga, nagu kas sa siis tasus seda äri teha või tasunud. Ma olen kogu aeg sellest lähtunud nagu et kui midagi teha. Väga strateegiline. Jah, mõtleme, selles mõttes, et enam siis sa aru, kas nagu tasub midagi teha või tasu. Et see ikkagi hindasid seda riski ja tulu suhet selles mõttes, et kas see risk on seda väärt? Kas ta siis oli? No mul on ikkagi see ikkagi hirmsad. Ma arvan, minu elu on olnud siukene, et ma arvan, et enamus inimesi kunagi siukest elu ei hakka kunagi elan, ei saa nii palju maailma näha või üks asju ja ma olen muidugi seal käib kõik, on head, halb, kõik on loomulikult, aga mis elu see on, kui selle niisama elad ka, lähen kell 9 tööl, kell 6 koju magama iga päev 65 aastane, mõtled, issand, mis ma tegin siis? Midagi teinud. See on ka igav nagu Elu tuleb elada, elu on seiklus, on mõeldud nautimiseks. Jah, seal on mingid asjad on, loomulikult see asi, ega ma ei kiida seda heaks, ma ütlengi sellest, et see, mis tolla lihtsalt oli see aeg teine, tänapäeval seda ei tasu teha, see on, ma ütlesin, politsei on nii kõva tehnikaga, et nad sai aru ka, mida siin jälgitakse ja maha võetakse. See pole see aeg. Aga tol ajal, kui 90 aastal, siis oli ikkagi selge see, et need numbrid on nii kolossaalsed, mis mul seal läbi käisid ja mis ma teinud olen, ja mis ma maha laristan, niisama olen nagu on ju. See on jah, et see mõttes ma olen ikka väga, isegi kui jagada kõik see asja ära, ma ei hakka see summad nimetama, aga see on ikka väga head summad on see kuulõikas. Väga head summad. Okei. Väga huvitav ja ajakirjandus on kirjutanud ka, et sul on nii-öelda fancy lifestyle olnud inglis keeles või selline luksuslik ekstravagantne nii-öelda näitan flash, bling, siin, seal, sõidan motikaga seal ja nii edasi. Kas sa olid alati nagu seda soovinud ja tahtnud või sa nägid, et see on nagu osa sellest või see lihtsalt kuidagi juhtus, et mul on need vahendid, mul on raha, ma siis proovin vaatan, kuidas. Või see oli alati sul selline intention, et ma tahaks nende motikatega sõita, ma tahaks reisida Amazonas, ma tahaks käia seal igal pool, mõelda maailma ringi. Eks see sport nagu huvid, igast hobid ja asjad, loomulikult see on niisugune avaldanud muljet ja see on niisugune noorena veel on niisugune rõõmu ja eneseväljendamist pakkuv tegevus oli. Ütleme, hilisemalt võtame eksklusiivsed autod ja elustiil ja see nagu köits mind, kui
raske töö ja suured nii-öelda sümbolid, ütleme niimoodi, mis nagu inspireeriks kogu ikkagi püüdle on parem poole. Oli sul mõni... Rahaga seonduv huvi jälle minu mõttes on mul alati sümboliseerinud nagu vabadust. See võimaldab teha seda, mis mulle meeldib ja mulle rõõmu pakub ja vahend on ju selles mõttes. Okei. Aga oli sul mingisugune spetsiifiline, oli see ka mingisugune kindel eesmärk nagu, et ma pean nii paljudes riikides ära reisima või lihtsalt sa mõtlesid, läheks täna sinna ja selline nii-öelda flow, nii-öelda eesti keeles sõna voo pealt. Ei no, jah, 90 juba läksin sinna, no siis muidugi see viisad aeg oli väga palju need segasid, aga ikka käisid seal, kus tahtsid. No. Ei olnud sellist probleemi, et no kuna raha nii palju ka oli ja mingit probleemi ei olnud ja tegelikult ma kogu aeg käinud seal, kus ma tahan. No. Et aga jah, õnneks... Isegi lapsena, siis lähed trenni siis, kui tahad, jah? Ei, lapsena meil oli, treener oli meil nii, mulle lapsena tundus ta nagu selline kui karm ja rasked trennid ja praegu ma ütlen ausalt, müts maa selle, mis ma ei hakka nime nimetama, ma nõutud tänu talle, see, mis füüsis andis, see vastupidavus, kõik see tema see distsipliini ja sellise siiginuse tegelikult sisse süstiski oma selle treeningi asjadega, et müts maa tõesti. Kas usud sellesse, et Eestis on selline hea vanasõna raamatu järgi, et tee tööd, siis tuleb ka armastus? Mis sa arvad sellest laasest? Et kas see päriselt on nii? Sest et ma olen kaheldi arvab. Ma ütlen niimoodi, et... Kuidas sa töö armastuse tuua? Lähen, ma ei tea, üks tubaa, mida teed, siis äkki kukub taevast mingi armastus alla. See ei ole võimalik. Lihtsalt siuke, nii-öelda on jäänud siis sellest raamatu nimi jälle keele peal. No see film tehti ka sellest on ju. Kus mul neid meelde ei tule. Nii, Eesti rahvas sümbol raamat on ju. Vargamäel toimus see tegevus Pearu. Tõde õigus või? Just, jah, tõde õigus. Jumal hoidka. Tee tööd ja siis tuleb armastus on ju. Aga kas raske tööga on siis võimalik või see töö, mis see tegelikult nagu see narkomaailm on, see ei ole raske töö, see on lihtsalt see, et keda sa tunned, keda sa tead? Ega ta ju see, et mingi suvane kloun ei saa ju sükst elu sees niisugust summasid kokku ajama hakata, kui ta kedagi ei tunne või teda ei usaldata või ta ei teata ja sa ei suuda ise ka nagu mingit oma mõistust selles mõttes nii palju rakendada, et kuidas seda nagu raha siis nagu teenida sealt nagu seda kasumit. Igaüks seda narkoäri ei saa ajada niimoodi, et nüüd mõtleme, et hakkame ajama, et nüüd hirmust hakkab tulema plekki sisse ja klutsi, et hirmus hunnikutes kõik, ei, see ei ole ikka, see on ikka kindel süsteem, mis asi töötab, see, et sa juba saaksid, sa pead tundma esiteks teatud inimesi, et sest kasum tuleb alati, kui sa midagi saad, on ju, ja selle, mida sa edasi annad, sealt vahelt saad oma kasumi, on ju, ja kui sa kedagi ei tunne näiteks, mis on iga selle asja alus, on ju, siis ega sa ei saa ka hea hinna, muidugi narkoist on palju muid asju ka, mis seal seda asja mõjutavad, ma ei tea kõike ka, Läbirääkimised laua taga või olid need tavaliselt, kuidas te läbirääkimiste pidasid, et ma ostan selle hinnaga ja nii? Ei, seal siukest asja seal ei toimu. Ei ole? Seal on kindel ikkagi siukene grupp inimesi, kes ajavad ühise eesmärgiga ühte asja. Okei. Et seal ei ole seda, et mina asjan selle hinnaga, müün selle hinnaga, et aga hakkame tingima siin, et sellist asja. Ei, eks ta iga pool on võimalik, keegi tahab midagi, loomulikult saab tingida, aga saad ikka kokku, jah, aga niimoodi, et nüüd iga kord või niimoodi ei ole, eks see ikka süsteem töötab teatud radamööda, kus on juba tekivad kindlad nii-öelda süsteem läheb kindlad pidi tööle, et seal isegi ei küsita midagi, lihtsalt asi tuleb ja kui ta juba ütleb, seal on juba sa ei pea rääkimagi, sest kõik kardavad igast pealt kuulamise asju, on kuulad kaugelt kardatud ja siis see süsteem töötab niimoodi, et sa ei pea midagi ütlema ja sa juba see asi on teatud nii-öelda võtmesõnadega saadakse aru, mismoodi asi, kuidas asi toimima peab, et nüüd on vaja ja võt ja kui palju ja seal on teatud, jah. Aga kuidas sa võrdleks siis seda 90-ndat aeg, nüüd võtle Eesti mastaabis, Eesti oli alles riik alustas, aga ütleme nii-öelda Euroopa maailma mastaabis versus ütleme
ma ei tea, kas 2010 on mõtet siia sisse tuua või mitte, aga ütleme tänapäev, 2025, 2024, 2025 on ju. Et 2025 versus 90-ndad, kuidas, kas seal on nagu, et kui tavaliselt, miks ma küsin seda? Ettevõtted peavad innovatsiooni looma, selleks, et maailm muutub, turg muutub ja nad peavad mingisuguseid uusi tooteid, uusi teenuseid tegema paremaks, on ju, et ala toota rohkem kasumit, on ju, siis see majandusele nagu mõjub hästi ja siis nad peavad nagu innovatiivsemalt lähenema, nii-öelda, kas siis tarneahelad ümber kuidagi kujundama, eelmine aasta oli suur trend, et tarneahelaid kujundatakse ümber, nüüd Trump muutis ka ära selle Gulf of Mexico, Gulf of Americaks, on ju, et ka jälle, tegelikult lihtsalt nimevahetus, aga see võib-olla efekt võib olla palju-palju suurem ja kuidas ta siis Panama kanalit hakkab juhtima, on ju, kaubavahetus Hiina ja kõige muuga. Et kuidas sa näed, et see nagu turg, see maailm, see äri on, kas ta on innovatsiooni teinud, enam läheb samamoodi või mitte, ja ma lisan siia ühe faktori veel juurde, keegi mulle kunagi ütles, et üks ideaalsemaid tooteid maailmas, mille kvaliteet halvemaks ei lähe, aga hind ei muuta, inflatsiooni ei ole. Küsis ma, mis toode on? Ma ei kujuta ette, sest kõikidel toodetel on inflatsioon, kõik tooted enam-vähem lähevad kallimaks, see ei ole, kokaiinil ei ole. Aga kvaliteet läheb paremaks. Ja ma ütlesin, et ei seal kvaliteet ei saa muutuda, see on kindel asja, seal 100% kokaiini ei ole olemas. Yeah. Ja kui see kvaliteet ei saa muutuda, sest kui see on puhas, siis saad saad kogu ühtemoodi. Ja hind, ega seal, ma muidugi nüüd ma ei tea, nii palju kui ikka kuskilt loed vahepeal nii palju sarva, ja see üldiselt ega ta ikkagi seal ei muutu, palju ei muutu. Pigem muutub see siin just Euroopa turul ja niimoodi, sest siin on see kasvumarginal lihtsalt, et siin inimesed saavad sellele öelda, et tugineda, et nüüd on hind tõusnud, aga tegelikult lihtsalt nad saavad ikka ühe hinnaga, aga müüvad lihtsalt kallimalt edasi. Okei. Lihtsalt hinnamäng on, mitte see, et ala, et me siin teeme midagi teismoodi või nii-öelda. Okei. Huvitav. Sest et see on naljakas on näha. Seal protsess ja asja tegemiseks on ikka üks ja sama kogu aeg, kuidas see valmib nii-öelda. Jaa, see tõi mulle huvitav mõte, et ma vaatasin hiljuti sellist nii-öelda TV-show'd või telesaadet nagu The Blacklist. Ja seal oli siuke, ma ei tea, kas sa oled näinud või ei ole? Ei ole. Okei. Tegelikult ta ei ole nagu väga vana saade, et ta on siuke 2013 hakkas pihta ja ma pingisin 10 hooaega ära. Ma muidu nagu, seal oli 10 hooaega, aga lugu käis sellisest karakterist nimega Raymond Reddington. Ja Raymond siis oli, mis iganes allmaailma kirjategija seal oli ja andis ennast FBI-le üle. Täitsa vabad käed, võtke mind kinni, aga mina räägin ainult ühe inimesega. Ja lõpuks oli sasi vundar kõik lugu, kes ta siis on ja kas ta on kellegi isa või ta on kellegi sugulane või ta on kellegi ihukaitse või ühe siis FBI agenti siis nii-öelda või profiler, profileerija isa ja siis lõpuks ei saadetki ära ja kuskilt seal tuli välja, et ta on võib-olla võlts ja võib-olla ei ole, et ma ei taha tegelikult, kes kuulab ja vaatab, et siis ma ei taha nagu ette rääkida, mis seal toimub, kes ei ole näinud. Aga ainult äritegevus baseerus kahele asjale. Ta müüs informatsiooni mõlemale poolele ja nii-öelda trading intelligence ja samal ajal tal oli üle maailma faksi masinaid täis ruumid igal pool üle maailma, kus ta siis kuulas datat ja faksimasinad võnkusid madalal sagedusel, aga ta baseerus oma äril ainult põhimõtteliselt ühel asjal, inimsuhted. Keda ta tundis, kellel tal oli siis seda dirty, mis poliitikut ta siis suutis mõjutada ja mis riigi pealt ta suutis mõjutada, kuidas ta nagu diilene läbi rääkis ja see oli nii naljakas, et FBI ütles talle, et nüüd teeme nii, nüüd teeme naa, siis ta ütles neile üldse kolmanda asja, ütles, näed, siin on siuksed tüübid, mingi võtke kinni, samal ajal tegi oma tegevusi ja nii naljakas on vaadata, et see sama nagu see paralleel, mis sa just kirjeldasid, et kui meil siin startupid ja ettevõtted teevad see dominatsioon ja tehnoloogia areneb ja küberturbe ja kõik need asjad, mis on nagu täna teemas, regulatsioonid Euroopa komisjoni poolt, aga seal maailmas kõik on see, et mis me nagu kokku lepime, mis me teeme ja mitte. Ja allkirju ei pandud. Sõna on my word is my bond. Et kui ma annan oma sõna ja ma ei pea oma sõna, siis nagu Mehhikos, läinud. Et see huvitav selline reflektsioon tekkis sellest, mis sa just kirjeldasid. Aga ma küsin siia järgmise küsimuse ka, sest muidu ma räägin ise. Ma ei tahtnud ise rääkida.
infrastruktuuri ehitamine selles äris ja kogu selle distributsiooni võrgustiku üles seadmine. Sa ütlesid, see ei ole seda väärt. Kas ta käib niimoodi, et sa pead tegema kokkuleppeid tüüpidega, keda sa tegelikult ei saa usaldada, aga sa võtad selle riski, ütleme, ma ei tea, kuskil sadamas, et mul on vaja seda kaupa liigutada, või sa proovid seda asja ajada sellisel ametlikul viisil, et siin on nagu dokumendid, siin on need asjad, mis nagu, ma ei tea, keegi tahab. No seal selles ärist kunagi on mingisuguseid dokumenti asju seal ja seal mingid tollis kellegiga rääkima ei ole parem kõik sihukest asja ei toimunud. See on kindlasti, see on võimalik, on ju. Siis peab väga sihukene usaldusväärse isik seal olema, aga üldjuhul need asjad ikkagi liiguvad teistmoodi. Kindlasti punktist A hakkab tulema, punkti B on ju. Ja ikkagi on erinevad variante, kuidas nad liiguvad, nagu aga ikkagi see on ikkagi täiesti salastatud teekonnad ilma igasuguste sidevahendite asjadeta. Ja usalduse peale. Ja keegi ei ja see, kes toob, ega see on ka ikkagi, peab usaldusväärne isik olema. Päris, ja ikka risk ka mõnes mõttes. Ei no igal pool on risk, alati risk, ega sa ei tea kunagi, ega usaldust ka, ega seepärast on see inimene mitte, keda sa usaldad, ega lõpuks, kui ta kinni võetakse, siis sa saad aru, kas ta oli usaldusväärne isik või ei olnud. Ja, aga kui üldse kinni ei võeta, aga siis... Niisugust asja ei ole võimalik. Siis see on kaks varianti, kas sa teed nii-öelda politseiga teed koostööd, et sind kinni ei võeta, muud pidi see ei ole lihtsalt võimalik, eriti Eestis veel, sest see on nii väike koht. Korruptsioon, kui palju sa seda nägid või kas üldse nägid? Et mainisid politseid ka, et siin on erinevaid artikleid tulnud Eestis, nii ma ei hakka nimetama neid. Mina Eestis küll ma ei tea, et keegi suudaks ennast nüüd narkoäris ennast mingi rahadega välja aasta või nii, et mitte midagi pärast juht või selles, et nüüd, et toome näite, toome mingid ma ei tea, tonn hašist siia näiteks vahetame ja siis ma vahele, siis ma olen sulle seal mingisugune X summa ja siis asi ei sihukest, ma isegi kuuleks ette, et sihukest asja. Meil on ikka see, selles mõttes õigusriigina see asi ikka nii arenenud, see politsei ikkagi, et nad ikkagi suudavad selle õigusriigi tavaliselt ikka kaitsta inimesi ja kõik töötab ikkagi nii nagu nendel ette nähtud. Et seda, mina ei kuuta ette sihukest asja, ma isegi ei oskaks ette kuuta seda. Jah, võib-olla see on filmide värk rohkem, ma ei tea. See Eesti nii väike kamara siin, kui üks kuskilt räägib, see räägib teisele juba tead tunni alt, et terve kuudi linn seda ja siis Ja. Ma tulen korra sellest nii-öelda narkomaailmast välja, et seda uuritakse ja nii palju, aga võtaks nagu sinu tuleviku suuna või tänapäeva suuna, et kuidas üks inimene suudab või saab üldse et olen selles maailmas olnud ja nüüd ma tahan siis nagu teha neid asju, mis mulle meeldib, ilma et ma sinna maailmasse tagasi astuks. Sest ma tean, mis need riskid on. Kuidas üldse sead omale siis nagu eesmärke või sa lihtsalt näed, et okei, et ma siis vaatan, mis tuleb ja nii edasi, või sul on mingisugune kindel tee, mingi plaan, okei, nüüd ma tahan sinna minna seda teha ja siis võib-olla kujutan ennast kunagi sellele ette. Välja tuleb tegelikult peas kinni kõik ja sa ei pea ju seda tegema, kui sa ei taha teha, keegi ei saa sundida midagi tegema. Okay. Et see on ükski enda peas kinni, kas sa tahad sellest välja tulla või taha. Loomulikult, mul on ka elus olukord, kus ma olen mõelnud ka, et ma ei tea, annaks alla või mida iganes seal, et ei viitsi, mitte ei viitsi, vaid et tead nagu ikka, aga see on üldiselt siis, kui elu mind tegevust seina surunud, aga ikkagi see tänu spordi ja igasuguse selle nii-öelda personaaltreeneri ja fitness challenge'is võistluste nii-öelda see distsipliin on andnud mul ikkagi kinnitus, et iga võit vajab ja saavutus vajab nagu nii-öelda ikkagi järjepidevust ja siikindlust. Sama asja, kui sa ei taha seda asja, ei pea seda tegema. Keegi ei kohustus kunagi mitte midagi tegema. Jaa, ma olen sellega väga nõus. Ja kui sa vaatad täna nagu... No minul on see, muidu see ka, vabandust ma ka vahele. Tegelikult mul oli kindel asi, ma kunagi mõtlesin, teatud asja ma tahtsin saavutada ja mulle meelis see. Tegelikult ma olen selle kõik, mis ma selle asjaga tahtsin kunagi saavutada, mis elu ma tahtsin elada, tegelikult ma olen see kõik ära näinud.
et selles mõttes mul ei ole nii, et ma sain seda, mida ma tahtsin ja millest ma unistasin tol ajal ja lõpuks lihtsalt, kui see on saavutad, siis lihtsalt nüüd aeg edasi minna ja nüüd ma lähen muude asjadega edasi. Et pakun samamoodi rõõmu. Sa mainisid mulle ennist ka natukene, et sul väga suur huvi on teha kunsti ja sa mainisid aiatööd. Ja, ma tean aiadisaini. Aiadisaini on ju. Et saad mulle natukene lahti pakkida, et kuidas see aiatöö disain, sest ma ei ole sellega kursis, et kuidas, et kas ongi see, et ma pean seal näiteks kultuur, nii-öelda nagu, ma ei tea, Ameerika filmides, et teen selle ilusa aia, panen seal taimed paika, kõik disaini, kujundus, kõik siuke landscaping asi või sa pead lihtsalt paberil joonistama, kuidas see nagu välja läheb? No see on nii palju eri tahken see sees, et mida sa teed, et sa saad välja mõelda, kõige ehitab majad, mis ta tahab siin, milline see aeg välja tuleb, siis sa saad tal välja joonistada mingid asjad. Teine variant on siis, kui ta on olemas, alati saab seda ilusamaks teha. Ja tegelikult tulebki ju, hooved kogu korras hoida, sa ei saa ju, et nüüd ma panen mingid puud maha, ikka elupuud need igal poole, et nii nad jäävadki. Ei, sa pead iga kord, 2 korda aastal lõikama, et siin ilusaks. Ja niisuguse kõiki asju ma teen kõike see on saanud. Käin lõikan need ilusaks puid, siis mõtlen välja, mida juurde panna, kust maha võtta, mida välja vahetada, uud aedadel mingid mõtled välja, mis sinna üldse tulla, kõik paned maha kõik asjad ja kõik. Siis muidugi joonist asjad valmis ka muidugi alguses, jah. Siuke loomingu teges, mulle see loomingune asi on meeldid eluaeg. Ja ükski asi pole samasugune, sa istu ühe koha peal, et ma istun arvuti taga, ma peaks ühe koha peal istuma, siis ma läheks hulluks. Ma ei suuda, ma ei kuuda, et ma peaks pangas istuma arvuti taga niimoodi, päev läbi vahtimise ekraani, 8-9 tundi. Excelit kirjutama. See ei ole mulle. Ma olen liiga energiline inimesele jaoks, ma ei püsi ühe koha peal paigal. Nii et selline oma kätega loodud, samal ajal kasutades mõtte nii-öelda ajutööd ka on ju, et kui sa saad need 2 asja kokku ühendada, siis ja samamoodi see muusika, muusika on alati köitud, ma õppisin mulle kooli kitarri on veits keeras muusikoolist, tegin bändi ja samamoodi see praegu see DJ-ga, käingi plaats on hobi on mõnus on ju. Ja samas on niisugune nauditav protsess. See meeldib mulle kihvt ja lahe ja kui sa maksad ka sellest väga kihvt. Mis on, ma ei taha eeldada, aga ütleme, et ma siis eeldan antud juurde, et sa oled varasemalt ka DJ-d teinud ka selles eelnevas elus. Ja. Et mis on kõige mitte hullem, aga kõige vingemad peod olnud või kus kohas? Kas need ongi olnud Eestis või välismaal, kus sa oled olnud DJ-d? Ma ise olen mänginud, ma olen välismaal ka mänginud huvitavaid ägedad asju on ikka Tais on full moon partid ja siis Eestis on ikka ägedad ka ikka kihvti üritus on olnud. Need on nii palju, iga asi on kuidagi omamoodi mingi asja pidi meelde nagu teatud asjadega, et ei neid ikka on. Ma ei oska sulle otseselt välja tuua, millised need kõige ägedamad, need on väga kihvtimad, kõik on omamoodi ka, sest kui teile huvitav, siis mul see meeldiks seda teha ka. Teatud üritus muidugi on tavaliselt niisugustega, sa ei mängid taustaks või midagi niisama mingi, aga jah, suuri pidusid, mis on nii ägedad. Aga süldipidus ei ole? Eks ma sünnipäevadel käin ka mängimas, seal on ka erapidudel ikka käid, ikka. Need on teistmoodi huvitavad, seal saad näha, see rahvas on vahest purju, seal lihtsalt lae lõbus ja siis näed seal, see on omamoodi nagu niisugune komöödiafilm väike, 3-4 tunnine lõbus meelelahutus. Mul oli, käisin ka ühel sünnipäeval just hiljuti ja kandlemängija tuli sinna ja väga tihti ei kutsuta kandlemängijaid, aga pani terve show, 1,5 tundi pani kandle lugusid ja pani veel pop-rock lugusid ka. Ütles, et artistid nimest ütlema, aga ütles, et nende lugusid ma ei mängi, et nad võivad küll pärimusmuusikat, rahvamuusikat nii teha, aga see pole päris. Ei, ma ka kindlalt teatud stiile ma ei mängi ka, nagu mis mulle, jah. Aga mis stiilis sa, või kuidas sul see set on siis nagu üles seatud DJ-na? Teetamata igal on kindel stiil, mida sa mängid, nagu, või mingid kohad, mis stiili nad soovivad, nagu sul mängitakse. Aga ja mina ise R&B-d hip-hop ei mängi kunagi. See on mingi kindel põhjus või lihtsalt? Ja mulle see muusikastiil ei ole nagu, ei ole mulle lihtsalt.
mitte, et ta mulle nüüd ta ei ole kole, ta on väga kihvt, väga lahe vaadata, kuulata vaid rahustab ka, ega aitsata ise mängida, see ei ole nagu jah, mulle on ta liiga aeglan nagu jah. Elavamad. Aga päris Itaalia süke trans-tekno muusika. Hollandis on kõige ägedamad peod, seal ma olen nüüd enamasti käinud kõik, seal on ikka Hollandis ühelgi sellel nii-öelda reivi peol käinud, siis võib-olla sa pole kunagi normaalse klubi peol käinud, üritusel käinud, kus muusika mängitakse. Seal on ikka täiesti teine atmosfäär, see heli, sound, efektid, kõik see on nagu täitsa teine maailm kui meil siin Eestis. Kui seal ühte korda pole käinud, siis sa pole kunagi normaalse peol, võib öelda, et sa pole normaalse peol käinud. Selge, ma ei ole normaalse peol käinud. Ma kogu ütlen, et kogu kas aastaga raha lendale linna, käi ära, osta pilet, saad aru, sa oled siukse elamuse, mis et aasta, sa pärast seda aastaga ühelgi muu peol käia, aga näiteks kas või. See on ikka täitsa teine maailm. Ma tean, et on see suur festival, ma ei ole kordagi käinud, mul on paar tuttavat sõpra on käinud, on see Tomorrowland. See on aika koht, kus mina käinud ei ole. Okay. Nüüd ma olen suvel lähen sinna. Okei, no siis sa saad... See on väliüritus. Siseomad on nagu see efekt ja see sound ja see heli, nagu see võimsam aura tuleb sealt nagu. Need väliomad nagu natuke see ikkagi see, jah, ta ei nagu see efekti, see siuke nagu efekt kaob ära see asjad nagu niimoodi. Muusika ajub, on ju? Jaa, see ajub jah, ja see just need valguse asjad, mis on nendel sisehallides suurtes tehtud, need on nagu niisugused efektsed ja mõnusad, jätavad siukse parema siukse ruum põrkub, on ju. Aga oled sa kunagi sellises ruumis ka mängid, kus on täitsa nagu ringikujuline? Või on kõik nagu, tavaliselt ju ruumid on sellised, kandilised, on ju? Ringikujuline? Ei ole või oledes. Ma olen ühel käinud süksel, kus oli ringikujuline. Tegelikult on, ma tead, see klubi Atlantis kunagi oli niisugune suht ümmargune seest, et... Mis ma küsin, heli, see põrkumine, et kui ta läheb nagu nii-öelda... seal juba see tehnika pakse niimoodi juba need helitehnikud, kui see tehakse juba niimoodi, kui see klubi tehakse, et see, ta ei hakkaks sul seal väristama või põrkuma kuidagi, jah. Et see sound oleks ka ideaalne seal. Sest ringis, jah, ta liigub nagu sujuvalt, et see on okei. Päris põnev. Oli sul, ma natuke olen nüüd teise teema peal, et meil on siuke lemmikteema on alati võitmine selles podcastis olnud ja iga inimese jaoks tähendab see nagu erinevaid asju, minu jaoks on see kuidas sa iganes kirjeldad, aga kui sa mõtled sõna peale võit või võitmine, et kuidas see resoneerub see nagu või mis see tähendab sinu jaoks? Võitmine võitmine ikkagi siukene protsess, sa pead midagi tegema, ütleme töökus, siis on kindel teelolek mingi eesmärgi poole. See on ikkagi, ma arvan, et see on siuke asi, et see on hetk, kus annad endast kõik ja tunned rõõmu isegi mingi asja niisama proovimisest näiteks. See võitmine on ikkagi liikumine ja pidev nagu siukene nagu areng, jah. Sa saad võib-olla nimetada mõne kas eluperioodi või mingisuguse tegevuse, et kuidas sa siia näite tooksid, et mis see nagu see pidev areng või progress on, et kas ongi personaalne areng või üldse midagi muud? Võitmine jah, kus ikkagi mingi asja nagu näed vaeva, siis sa saavutad selle, on ju. Teed tööd mingi asjaga, mida sa tahad omandada näiteks. Sest võit on jälle võit on teistpidi minust on juba, see on nagu saavutus, tulemus mingi asja, mingi võitluse, tulemus mingist võistlusest näiteks. Aga võitlemine jah, kui sa ju toomes mingi sport jälle näiteks, kui sul on mingi mäng on ju, siis sa võistled kellega. See ongi nagu, sest võit on lõpuks ikkagi mängu järel see tulemus peale see võitlust nii-jälle, siis sa praegu, kas sa võitsid või kaotasid. Et kohati, kui ma sain õigesti aru nüüd, et kohati enda see, et kas saavutasid tulemuse ja võitsid nii-öelda oma vastast või nii-öelda võistlus, mis iganes on ju. Ja teisest küljest anda siis nagu pidev progress, mis nagu liikumine. Ta on jah nagu, elus on võitlemine nagu on minust ongi, mitte võitlemine, ütleme siis võistlemine ikkagi. Võistlemine ikkagi niisugune liikuv ja edasi viib, nagu, kus see sellega Edasi viib jõud või? No nagu liikuv ja nagu niisugune edasi viiv protsess nagu siis, mis siis seabki sulle selle nagu nii-öelda selle asja saavutuseks mingi tulemuse saavutuseks mingi eesmärgi ja nii-öelda motivatsiooni.
Oli sul mõnda olukorda ka, sa ennist natuke mainisid, et noh, et aitab küll ja ei taha enam teha ja mingisugused asja, aga kus sa tundsid, et sul oli väga keeruline, väga raske ja sa mõtlesid, et ma ei tea, mida ma teen ja mõtlesid, et noh, nüüd on kõik, on ju, et annan alla, et aga sa ei andnud. Ja kuidas, mis siis nagu juhtus ja kuidas sa sellest nii-öelda välja tulid? Noh, ma ütlesin ka, et eks ikka elus on ikka olnud, kus see asi nagu surub ikka sind ikka täiega vastu seina siin nii-öelda selles, ütleme siis selles nii-öelda selles narkois nagu 90 aastat kõik, eks ikka on olnud selliseid etappe, kus aga ikkagi see distsipliin ja sihikindlus mingi, mis sind nagu köidab, nagu see on ikka tuletanud meelde, et iga võit ja saavutus vajab ikkagi kindlat tahtejõudu ja eesmärki. Ega vanglas ka tegelikult, ega samamoodi. Ma tundsin mängi, vahes oli ka nii, et tundsin ka, et kui nüüd mäng ei lähe minu plaani järgi, siis lihtsalt tegelikult oli vaja strateegiat muuta. No nagu öeldud, nagu DJ seti improviseerimisega. Lihtsalt peab muutma oma strateegiat. Aga niisuguseid asju, et nüüd, et ma nüüd oleks kunagi olnud ei, et üldse, ei. Mul oli õnneks, mul oli nii, et see nii-öelda see, siis kus seda öeldagi sulle. Tugiisik. Mul oli jah, niisugune hea seljatagune, mul on kogu aeg olnud niisugune, et kui midagi oli, siis ma teadsin, et ma ainult korra helistan ja siis terve kui mansaft lendab kogu aeg 5 minuti kohal, et jah. Nii et võiks öelda, et sa olid nagu parun siis. Ei noh, ma ei niisugust asja, ei. Ma olin tegelikult tavaline inimene, aga lihtsalt mulle meeldis seda raha hirmsi tollal teenida. Ja vaatasin jägedad filmid ja ma tahan ka samamoodi ja kihvt ja mõnus elu ja äge ja ei noh, elu ei lahe nautida, kõik asju said, mis tahtsid ja see, jah. Tihtipeale ma nägin kunagi seda sarja, oli Narcos Mexico. Ma ei tea, kas sa oled näinud või ei ole, aga... Ma üldiselt mul telekat hirti... Väga hea. Mul jah, ei ole aega seda vaadata, et mul ei kannatus ka telekada istuda. Mul nooruses oli natuke rohkem aega, mitte täna noori oleks, aga ühesõnaga... Väga suured riskid on perekonnal, kui kaasa tegeleb selliste asjadega. Kuidas sinu kaasad või perekond on üldse nagu sellesse suhtunud? Ja kas nad olid pigem toeks või nad olid pigem siukses nagu, et noh, kaua veel või noh? No 90 aastal, siis kui tegelikult, noh, me räägime sellest, kui ma tegelesin sellega. No, sel ajal tegelikult, kes mul siis oli, on ju, see loomulikult teadis seda. Ja no ja ma ütlesin, et see lõpeb sellega, just see pauk ka käib. Okay. Hilisemad tegelikult, kui see asi, noh, tegelikult see asi lõppes otsa juba tegelikult ammu. Hästi ammu tegelikult. Väga ammu tegelikult isegi. Lihtsalt see nüüd, mismoodi see asi olnud on, lihtsalt on taetud, kuna ma tunnen kõiki ja ma tean ja siis alati, et palun aita ja tead, et oma rumalast teed, ma siin asja sisse läksin tegelikult nüüd lõpus, et jah. Lasin need öelda ennast ära moosida. Nii et aga kunagi jah, see 90 aastal jah, ega see tegelikult, noh, siis tollane elukaaslane, siis mul üks oli jah, teda kahjuks enam üldse ei ole olemas, ta läks lõpus Ameerikas elama. Aga jah, see teadis jah. Aga kuidas see suhtus üldse, et saan aru, et tal oli teadmine, aga kas ta oli pigem sellises ärevas seisus või ta, noh, nii-öelda ütles, et noh. Sel teemal ei rääkinud. Noh, ma arvan, tal oli nii äge elu endaga tänu sellele, et tal ei olnud vaja midagi muud mõeldagi, ma arvan, et arusaadav. Raske muid mõtted. Kehva variant oleks, kui tahaks ma midagi ette heitma hakanud lihtsalt, siis tal see elu otsa lõppenud lihtsalt, et ta ei oleks lihtsalt minu koos olnud, ma oleks uue naise võtnud endale ja kellel järgmisena lihtsalt oleks seda lihtsalt kõik ette taha ära tehtud ja et sel ajal jah. Aga kas naised siis, kuidas sa täna ütleksid, et kas naised tahavad seda, et nende jaoks ette taha asjad ära tehakse ja neil siis nii-öelda on selline safety net või siuke security on nagu noh, turvatunne on ju, või sa pigem näed, et täna ikkagi naine otsib seda, et ta saaks ise ka oma mingi panuse või midagi teha, mingit tööd. Ma olen kuulnud erinevaid arvamusi lihtsalt, et naised ütlevad, et ma olen nüüd independent ja ma ei sõltu mehest ja nii edasi ka, mis on ka okei, on nii selles mõttes, aga no eks kõik inimesed on erinevad ja pole olemas kindlalt ühte joont kellegile, aga noh,
on kindlasti naisi, kellel meeldib kõik, et teda ära tehakse. Kellel teed see, ma arvan, et tegelikult alateadus, ma arvan, kellel see ei meeldiks. Aga eks ikkagi inimesed ikkagi, on mul olnud neid, kes tegelikult pole mitte midagi teinud ja kellel see raha kas nähtavalt ka siiamaani meeldib. Et aga on ka siuksi, kes inimesed erinevad kes on ikkagi tegelikult kellel on see haridus olemas, kas loomulikult nende inimesed läheb enda hästi nagu. Ja eks see tahtmise küsimus on, kui sa tahad midagi saavutada, siis sa pead selle nimel, mina ütlen kogu aeg, nagu mismoodi edu 3 reeglit ongi tegelikult. Peab olema distsipliin, sihikindlus ja eneseareng minu meelest. Sest distsipliin ikkagi annab sul selle, et sa mingi asja nimel näed vaeva kindlalt ja hoiab sind kindlast sellest asjast siis kindlasti, et nüüd ma selle saavutan ja saan selle saavutada eesmärgi. Sihikindlus jälle samamoodi. See ei vii mind, kui ma näen mingit see tee on väga raske, ei anna ma ikkagi alla, vaid liigun ikkagi edasi ükstapuha, kui raske see teega on. Eneseareng on ikkagi see, kui sa kogu aeg suudad midagi õppida ja arendada endast, et olla parem versioon endast. Minu meelest see on nagu normaalne, et sa suudad õppida, kasvada ja olla enda parim versioon kogu aeg. Aga eks need ma ei taha nagu kedagi nagu nii-öelda kedagi nüüd, et nüüd kõik mingid pidi oleks juvedad, keegi tahaks, et kõik tere tehakse, keegi ei, aga eks need inimesed nii palju kui inimesed, nii palju kui on arvamusi ja elustiile ja ma proovisin mitte äärmuses olla, et mõni on muidugi tegelikult, mina alati seda meelt on, kui minul on, kellega ma koos olen, siis mina teen alati temaks kõike tahan teha, tema jaoks kõik, mis üldse võimalus on. Ma alati hoian oma naist õudselt hästi, nii hästi, kui ma võimalik on. Et see mõttes mina nagu austamist et ma tahan alati naisele kõige paremat. Väga lahe. Ja sa mainisid sihikindlus, distsipliin ja eneseareng. 3 põhiasja, mis elus. Mis sa arvad, mis nendes kõiges 3 kõige raskem inimesel on? Kas neil on raske areneda, leida viise, kuidas areneda või neil on raske olla distsiplineeritud, sest inimene on üldiselt oma harjumust on aga võib-olla see sihikindlus minu arust inimestel on see, et nad ei näevad mingit eesmärki, mis tundub nagu tahaks autada, tundub, et kuidas see nii raske, ma ei suuda ja ma ei viitsi selle vaeva näha ja tead, et seal peab olema see ükstapuha, kui raske see eesmärk on, sa lihtsalt liigud edasi vaatamata, kui raske sul teel saab olema. Sa tead, sa pead selle saavutama. See sihikindlus on minu arust asi, mis paljud inimestel nagu puudub. Et sa ei suuda saavutada seda. Mis sa arvad, miks see nii on? Et kas see tuleb meie lapsepõlvest, kasvatusest, koolisüsteem või lihtsalt see ongi inimnatuur? Ma arvan, tahtejõust. Tahtejõust, Kuidas endal siis oled nagu seda tahtmist tekitanud või see on kogu aeg olnud olemas või sa pead kogu aeg seda nii-öelda? Ma ei tea, kas ma samastan selle näljatundega või mitte, et ma tahan midagi, et järelikult mul ei ole seda, et siis nagu ma olen niisugune loomult või niisugune, ma olen tiigrasse sündinud ka, tegin tiigri tatueerisin siia, kui ma tiigri juba ma olen niisugune energiline ja ma ei püsi ühe koha peal ja kui ma midagi tahan, siis ma nui 4 ma lihtsalt lähen ja teen selle, ma ei tea ükstapuha, mis pidi suurena, näen nii kaua vaeva, kui see tuleb võtab aega, mingi asi võtab, aga ma tean, ma liigun oma eesmärgi poole kõik asju ei saagi kohe lihtsalt, et nüüd ja kohe inimene peabki mingi asja väga kauem vaeva nägema, aga paljud inimesed annavad juba kiiresti alla. Et seal võib-olla ei lähe nii, nagu ei taha ja vist ei saa alla anda et ei saa alla anda ei saa Michael Jordan ütles hästi, et never quit et ära kunagi alla spordist, kas sul on või üleüldse, kes on olnud sinu kui me sellest allaandmisest ja sihikindlusest rääkisime, et võib-olla see võib samastuda meestel, ma ei oska öelda, et kas sõltub, aga üldiselt inimesel siis, et on mingisugused eeskujud või iidolid ka olnud ja kui need on olnud, et siis miks just need inimesed või need nii-öelda karakterid ja mida sa neilt nagu õppisid? Ma minu puhul eks seda on igal pool nende selle sama kinnivõtmistega reklaamitud. Minu iidol on alati ja eeskonnad David Beckham. Ja tema see nii-öelda töökus, sihikindlus ja see nii-öelda elegants nii eraelus kui väljakul, see on tegelikult väga inspireeriv olnud.
tema oskus, mängustiil ja see karakter just isiksuna, no mulle on see väga suurt mõju avaldanud. Seetõttu ka see kunagi see David Beckham'i see autonumber, mis kunagi ma tellisin 20 aastat üle, see PEX 23, ka see tegelikult oli austusest tema vastu. Ja tuletas mulle iga päev meelde, et eesmärk on võimalik saavutatud kirgliku pühendamisega. Selle ma selle numbrimärgi ka tegin tegelikult. Minul on ta on väga, väga kihvt ja huvitav karakter. Ja mul suur eeskuju olnud. Ta ei olnud kõige talendikam jalgpallur. Samamoodi kui mina. Aga ma tean seda lugu, et ta harjutas tundide viisi karistuslööki ja ta pidi täpsuse peale lõgema posti. Otse sama asja mul see kunagi, ma olin noor, treener õpetaski meil jalgpalli teis kogu aeg. Täpselt sama Beckami lööki, kuidas see peab kerima see ristnurka lõppu. Ja sellepärast mul Saksamaalt üks mäng mul eredalt meelest, kus ma pidin seda 4-5-6 harjutama, mul käis jubedalt närvida, miks ma pean kogu aeg sealt seda lööma. Ja siis kui ma selle täiega selle litaka sinna ristnurka lajatin, siis mul endaga suu lahti oli lõpuks. Ja siis ma ta oli mul nii sisse töötanud juba see löök ka. Aga sama, sellest ongi, ma mängin täpselt sama positsiooni nagu David Beckham, nii palju ma saame, ma mängin ta kogu aega. Aga jah, ta on, ja samamoodi. Aga sul on suuremad lihased kui tal. Ma olin ka kooli, aga ma ei ka teed, olin ka peenikaga, lihtsalt lõpus, kui see hakkasin jõusaali, tekkisid Ott Kiivika, siin sõbrad, ma tahtsin ka, ma tahan siukest lihased. Siis ta hakkas õpetama kõik, nüüd Argo Ade ja sõber ja siis nendega kaudu ma koos seda asja, kõik toitumine ja kõik asjad, siis lõpuks, nüüd ma tegin ka aasta kadas need treeneri paberid ka ära. Et fitness personaaltreener ja teen neid toitumiskaast, treenid kaast kogu aeg. Põhimõtteliselt, mitte nüüd mitte iga päev, aga iga nädalaselt teeme. Ja iga nädalaselt, jah. Aga kliendid, mis nad kõige rohkem küsivad sult, et kuidas kas sa näed ka sama mustrit, et neil ongi see sihikindlus puudus seal trennis või pigem nad ei suuda oma seda plaani? Tegelikult ütleme, mis enamus inimesed kõik tahavad kaost alla võtta, sest tänapäeval ongi see ülekaalusus nii suur probleem juba, et jah, aga see tegelikult ongi see toitumine, see minimaalselt 50% tulemust toitumine. Et kui sa seda kütust laed rohkem peale, kui sa ära põletad, ega sa ei saagi teha. Sa ütlesid trennid ja nii palju tahad, aga kui sa tõmbad seda muud jama enda sisse, siis nii-öelda kütust vale asju sööd, siis lihtsalt ka paisudeks suuremaks. Aga jah. Mul on ka kuuld lugusid, et ka McDonald'sit iga päev süües on võimalik alla võtta. Aga sul on ülimalt reglementeeritud, mida, kui palju kaloreid sa täpselt sööd, sa jälgid kõike täpselt. See ongi vaja välja arvutada, seda ma teengi kogu aeg, et iga inimese vanuse pikkus ja sellega saad arvutada päeval normi välja, siis kui tahad alla võtta, siis tuleb viia see defitsiiti mingi 30% ja nii see asi käib. Siis arvutad välja, mida sööb, mis kelle sööb palju täpselt ja nii ma neid asju teen. Jaa, meil vist hakkab aeg ära lõppema, aga ma küsin veel ühe sellise viimase küsimuse. Ma tulen tegelikult enne, kui ma seda teen, küsin korra Beckhami kohta veel seda. Tema ostis ära Floridas jalgpalliklubi mitmeid aastaid tagasi. Täna on sellest saanud päris sensatsiooniline nii-öelda artikkel, isegi Messid ja kõik muud, kes seal mängivad on ju. Võib-olla mitte sellepärast, et competition või see võistlusimu on nii suur, aga lihtsalt, et kogu see tähelepanu ja meedia see asi sinna suundub. Kas võib olla ka välistatud, et kui kunagi sina võid omada jalgpalliklubi? Ma ei tea. Ma ei ole selle peale mõelnudki isegi. Real Madridi omanik ma tahaks muidugi olla. Aga siin siukseid raasid Retina Peresiga võistlema hakata, ma ei kujuta ette, kuidas see välja peaks nägema mul. Saad sama vanaks. Ei ole välistatud, aga kunagi eks elu on kogu aeg muutumises. Täna homme mis võib-olla tundub niisugune kauge ja ahvatlev tulevik, võib-olla 2 kuu pärast on sul endale käes olemas see. Kunagi ei tea, mis elu sulle homme ülehomme pakub või kätte toob. Kunagi ei tea seda. Jaa, täitsa nõus. Me planeerime, aga tegelikult kunagi homset ette ei tea. Just, mina olen kogu olevikus. Jaa. Nii, et kui muuta ei saa ja tulevik on ikkagi nii-öelda fantaasia maailma. Aga ühesõnaga kokkuvõtlikult sinu virvarr elustoori läinud nii luksuslikud teed pidi, kriminaalsed teed pidi, sportlikud teed pidi, tahke on palju. Ma saan aru, et su sõnum on see, et kui sa kellelgi midagi keelad, et siis inimesed nagu tahavad seda teha, aga ma saan aru jällegi see, et sinu soovitus või sinu mõte ja sinu sõnum on see, et jumala eest ärge sinna maailma astuge, sest et ja tänapäeval see ei ole see maailm 90 aastatel, selle 2000 alguses veel, et see on täitsa öö ja päev. Et
Siukest asja nagu kunagi oli võimalik siin teha, see ei ole enam, see on välistatud. See on võib-olla hea punkt. Elada ausalt ja vaikselt elu palju parem kui mingid. Aga mitte nii, et 65 aastat ja mida ma tegin, eks ole. see on ka igav muidugi, jah. Lihtsalt ajad on teised, see oli lihtsalt teine ajastu, täiesti kardinaalselt teine maailm oli siis. Ma jumal tead, ma selle ajal sain elada, et olen saanud elada, et niisugust asja, et see on omamoodi huvitav peatükk oli mu elust ja nüüd see läbi, see on ammu läbi saanud, aga lõpuks kulmineerus ikkagi veel siin selle vanglaga, no mis teha, elu on selline ja läheb edasi ja õppetunnid on kasulikud ja. Ja viimane küsimus tegelikult oleks see olnud, et meil on niisugune huvitav traditsioon ka, et me tavaliselt küsime oma eelnevatelt külalistelt küsimuse ja nüüd ei tea kunagi, kes nende siis järgmine saatekülaline on ja siis nad kirjutavad mingisuguse küsimuse nii-öelda, mida teiselt siis nagu küsitakse. Aga ma tegin ühe vea, ma ei küsinud eelmiselt külaliselt küsimust, aga ma lasen sul pärast kirjutada ja isegi, et sa ei tea, kes järgmine külaline on. Ja siis kui kuulajad vaatajad tahavad seda järgmist küsimust kuulata, siis nad peavad järgmist osa vaatama. Suurim hea meelega. Jaa, aga mul oli tõesti au ja väga põnev kuulata seda storyt. Ma tean, et me ei jõudnud siin 3 tundi minna nagu süvitsi, päriselt süvitsi, aga kas või natukene siis kombata, et kuidas ja mis ja... Siis keegi peab pöördunud minu poole last teevad filmima, siis ma räägin eriti huvitavad seikasid veel. No, Meelis teeb võib-olla. Meelis on teisest valdkonnast, jah. Meil on täpselt 2 suht erinevad asjad nagu, aga Meelisel ma soovin ainult edu, ta on väga huvitav, tark ja lahe persoon. Jah. Väga lahe, aga tõesti Tauno, aitäh sulle, et sa tulid ja kuulajatele ja vaatajatele ka, kui eratrenni soovid või toitumiskava, et kaalust alla võtta või samasuguseid biitsepseid, siis Taunole võib julgelt kirjutada ja Facebookis või Instagramis. Just, võt. Aga aitäh kuulamast ja vaatamast ja näeme juba järgmises osas.